Märklaud. Otse 10. Tere kõik Raadio Marta kuulajad. Mina olen Laura Kalam ja alustame saatega Märklaud. Tänases saates võtame sihikule sügistormid ja sellega kaasnevad probleemid, mis majapidamist kimbutavad. Alanud oktoobriga kaasnesid ilmateenistuse hoiatused tugevate tuulte eest üle kogu Eesti. Maailma kontekstis on Eesti küll üsna tuulevaikne, kuid paaril korral aastas esineb tormituuli ka meil. Uurisin Põlvamaa päästepiirkonna juhataja Peeter Tigase käest, kuidas tormi korral ohutult käituda. Eestimaal pidevalt suured tuuled puhuvad, et millised on need peamised tuulest ja tormist tingitud probleemid, mis siinkandis siis on? No eks tuultest ja tormidest tingitud päästele just on teedele murdunud puud, et ei saa liigelda inimesed ja transport ei saa liikuda. Et muidugi tuleb ka hoonete kahjustusi, katuseplekid ja tahvlid ja kasutuseta hoonetel lahtised aknad ja nii edasi, et mis võivad ohtu kujutada inimestele, kui need lendu lähevad. Ja kui minu maja ümber nüüd puu on tee peale kukkunud või katus on lahti tulnud, kas siis on mõistlik seda ise hakata nokitsema või on ikkagi esmalt Päästeametisse helistada? No ise tuleb ikkagi jälgida ohutust, et katusel kõrgustel töötamisel tuleks turvaköied ja sellised asjad on tuulega, et tavakodanikul tõenäoliselt neid ei ole. Pigem ikkagi pöörduda 112 ja võimalusel päästjad ikka abistavad, et kui on ligipääs nendele asjadele. Kui tugeva tuule tõttu on elektriliinid näiteks maas ja mina nüüd kõnnin mööda teed ja näen, siis kuidas ma peaksin käituma, et mina ja ka teised oleks ohutus olukorras? No kindlasti ei tasuks nendele lähedale minna ja elektriliinidel lähedal astudes peaks võimalikult tippival sammul kaugenema siis sealt. Et mida suurema sammu me astume, seda tõenäolisem oht on meil saada elektrilöök, kui need on voolu all juhtmed ja tekib nagu sammupinge. Ja kui nüüd puu on näiteks elektriliinidele ohtlikult lähedal ja kõigub niimoodi ohtlikult või on lausa sinna peale kukkunud, siis samamoodi jälle ise ei tohiks hakata seda maha võtma hakata, et see võib olla ohtlik. Ei, kindlasti mitte jah, et helistada 112 ja häirekeskus siis võtab ühendust elektrikega, esmalt saadab kindlasti ka päästed kohale ja päästed hindavad olukorda, kui on liinid ikkagi elektri all, voolu all, siis ka päästed ei tegutse enne, kui on kohale elektrikud ja on kindlad, et need liinid on ohutud. Mis on need kõige rängemad tuulest ja tormist tekkinud kahjustused, mis siin viimastel aastatel Põlvamaal on olnud? Ega viimastel aastatel õnneks hoonekahjustusi ei olegi olnud, et viimased need sügistormid siin kuu aega tagasi äkki olid need, siis oli ikka meeletus koguses puid teedel. Õnneks läks hoonetest mööda, et hoonekahjustusi nagu ei ole olnud. Kui nüüd inimene kuuleb televisioonist, raadiost, veebilehtedest, et tormihoiatus on ja suur torm on tulekul, siis kuidas inimene käituma peaks, et mitte paanikasse minema ja kuidas ta käituma peaks? Jah, mitte paanikasse minema, võimalusel mitte välja minema, enne tormihoiatust või tormihoiatuse saamisel kindlasti peaks sellised lahtised asjad maja ümbrusest ja hoovi pealt eemaldama, kinnitama korralikult, et need ei tõuseks lendu ja ei vigastaks siis seal hooneid ja nii edasi. Hoiduda ikkagi hoonetesse, varuda endale siis võimalikeks elektrikatkestusteks patareisid, patareilampe, mobiilijaku hoita laetatult. Kui on nüüd vesi tuleb majja elektriga, siis varuda kindlasti vett, joogivett, et saaks siis juua ja võib-olla ka süüa teha. Kui elektrit ei ole, siis on kindlasti muidugi see keeruline, kui on gaasipliit, siis on võimalik jälle. Kus kandis siin tuul kõige rohkem pahandust teeb? Ega seda kanti nagu ei olegi välja kujunenud, et vaatasin just enne, selle nädala jooksul on üle maakonna olnud väljakutseid. Küll vähe, 5 väljakutset on meil tormihoiatusega või tormikahjudega olnud puud teedel. Ahja, Kanepi, Värska, Räpina, et põhimõtteliselt üle maakonna. Nagu sellist väljakujunenud kohta ei ole. Loodusjõude ei ole võimalik vältida, kuid kui käituda ohuolukorras teadlikult, saab kaitsta ennast ja oma lähedasi. Elektrilevi juhtimiskeskuse juhataja Aivar Sõõru annab nõu, mida tuleks teha, kui elektriliinid on saanud kahjustada.
millised on need peamised tormist tingitud probleemid, mis Elektrilevi kimbutavad? Tormist kaasnevate tugevate tuulihiilidega muidugi kõige suuremad probleemi tekitavad meile puude murdumised liinile, mis siis lõhuvad meil liinidel juhtmeid ja tekitavad katkestusi ja rikkeid inimestele. Siin tuleb muidugi tähelepanelik olla, et alati kõik need mahakukkunud juhtmed on väga ohtlikud ja nendele läheneda on ka ohtlik, et tuleb hoiduda nendest eemale. Et kui sa nüüd avastad, et sinu ees on elektriliin maha kukkunud, mida sa siis tegema peaksid? Kindlasti jääma seisma, säilitada rahu, mitte lähemale minna. Mõistlik on kõigepealt kaugeneda sellest maha kukkunud juhtmest ohutuse kaugusele, milleks on umbes 8 meetrit. Selleks tuleks rahulikult nagu ümber keerata, eemalduda juhtmest, kas siis jalad koos hüpates või siis hästi väikeste sellise kuuke sammudega, et ei tekiks sellist inimesele ohtlikku sammupinget. Ja kui olete 8 meetri kaugusele jõudnud, siis kindlasti kohe helistada 1343 meie rikketelefonile ja anda meile teada siis sellest maha kukkunud juhtmest. Kui kiiresti Elektrilevi selliste tuulemurdude ja kahjustatud liinide korral suudab liini taastada? See sõltub nüüd sellest ulatusest, aga kuskil 80% klientidest saavad meil voolu tagasi 2 tunni jooksul, on siin meie selline keskmine näitaja. See sõltub muidugi rikke asukohast, sellest juurdepääsetavast, kui palju kliente voolut on, kui palju on eelnevalt rikkeid ees, aga üldiselt selge on see, et kus on nagu kaugemad metsatalud ja värgid, siis nende puhul võib toite taastamine selle kuluda 2-3 päeva, teinekord isegi sõltub ka sellest rikkete arvust, kui palju rikkeid on. Kas alanud oktoobrikuu on palju Elektrilevile peavalu tekitanud? Siin eelmisel nädalal meil olid päris mitu päeva oli järjest meil tugevad tuuled ja puhangud, kuid me suutsime nüüd eelmisel nädalal ikkagi enamuse klientidele ikkagi selle toite taastada samal päeval, et suuri kahjusid need tugevad tuuled meile seekord ei põhjustanud. Kui palju peaks inimene oma kodu ümbruses olevaid liine jälgima, et millises olukorras Elektrilevi poole pöörduda, et liinidele nii-öelda hooldustööd pakkuda? Hooldustööde jälgimisega me tegeleme ise, meil on olemas endal andmebaasid, kuna seal viimati hooldatud on ja me käime regulaarselt ka ise liinidelt võsa lõikamas. Probleemi tekitavad pigem mitte see, mis on nagu seal liini kõrval asub puu, vaid tihtipeale just rikked põhjustavad sealt eemalt, kaugemalt metsa seest murdunud puu, mis tuleb sinna liinile peale. Ei kõiki kindlasti nagu otseselt likvideerida ei ole võimalik. Kui nüüd ikkagi inimene keegi näeb, et on mingisugune puu vajunud liinile või midagi ohtlikku ära, siis muidugi 1343 meile rikketelefonil teatada. Rikkebrigaad tuleb kohale, hindab olukorra ja likvideerib ohu. Pahatihti on parkides ja hoovides vanuselt väärikaid või lihtsalt viltu kasvanud puid. Suure tormi korral võivad need aga tuulekäes murduda ja sellega paksu pahandust tekitada. Stihl mootorsaagide koolitaja Marko Altmäe selgitab lähemalt, kuidas toimida ohtlikult kasvanud puude ja tuulemurdudega. Oktoober on kätte jõudnud ja aina rohkem tuleb tormihoiatusi ja teavetusi, et kui minul on nüüd aias üks puu, mis on väärikalt vana või on natukene viltu kasvanud ja on natukene ohtlik, siis kuhu ma pöörduma peaks? Eelkõige on see, et tihti inimesed mõtlevad, võtan kodus mootorsae välja ja lõikan selle puu ise maha. Kui te pole ennem kokku puutnud puu langetamistega, eriti just ohtlike puude langetamisega, siis kindlasti mina, kui ütleme, et stiilikoolitaja, soovitaks ikkagi pöörduda vastava ettevõtte poole, kes teostab ohtlike puude langetusi. Eesti mehed kord on juba sellised, et kui ikka garaaži all juba saag on olemas, siis võtaks sellega kätte, aga kuidas siis nii-öelda ohutu käituda oleks, et mis koolitusi peaks läbima või milline on see elementaarne varustus, mis olema peaks olema? Eelkõige on sellega, et mootorsaaga üldse kasutada, siis tegelikult peaks ikka tähelepanu pöörama hooldusele. Ehk siis ohutusele, hooldusele, et sellega, et ei juhtuks õnnetus, et kas või väikene sisselõige jalga ilma turvapüksteta on väga ohtlik, te võite lõigata kuskile veresoonda sisse ja te jooksete lihtsalt verest tühjaks. Et eelkõige turvalisus, teiseks on see, et kindlasti peaks olema saak korralikult hooldatud, korralikult terav kett ja et oleks
kõik tagatud, et ei oleks ohtlikke olukorda, kus inimene võtab sae kätte ja automaatselt läheb lõikama, aga samas jällegi kõik need asjad on hooletult tehtud, siis eksimused tulevad väga kiirelt. Ja kui nüüd on tegu tuulemurruga, siis see on ju veel ohtlikum, millega siis tegeleda nii-öelda ise. Jah, eks need tormid on, sügise tormid on meie metsades tegelikult räsivad piisavalt palju ja samas ka tegelikult ka koduaedades. Puud on vanad, puud on haiged, eks neid tuleks varem nagu juba hooldada, vaadata, et kus kohast mida varem nagu jaole saada. Ja kui sellised olukorrad on, et kus on juba ikkagi puu mädanenud seest haige, siis soovitaks mitte minna ise lihtsalt sellele puule kallale, vaid küsida spetsialistilt kas või nõu. Kas või helistada, teha paar pilti, saata inimestele, võib-olla nad soovitavad omalt poolt, kuidas peaks seda lähenema sellele puule ja loomulikult, et kui ikkagi on väga ohtlik, siis nad annavad ka nõu, et me tuleme ise ja aitame selle puu maha võtta. Kui me räägime siis metsakasvatuse, siis tegelikult on metsal olemas teatud ajad, mismoodi, missugust ütleme siis nagu hooldust teostatakse metsas. Eks ta algab sellise väikse kultuurihooldusega, me hakkame neid puid nagu juba hooldama just, et talveks ette valmistama. Teine asi on kindlasti valgustus, siis tuleb arvendusraie ja siis tuleb lõppraie. Täna on ikkagi tegelikult niimoodi, et võimust on võtnud suured masinad. Kindlasti need suured masinad ei tee kõike, samas on need metsamehi ka vaja, et ka peale arvestele ikkagi on sellised puud, mida nemad ei suuda maha võtta, siis on ikkagi vaja ka sellist ikkagi puhtmehaanilist tööd ka siis inimese tööjõuna. Ja kui olla nüüd metsaomanik, siis kui oluline on see, et kas või pärast suuremat tormi tulla metsa ja vaadata üle, et mis see tuul teinud on ja kui oluline see on, et oma metsa eest hoolt kanda ja need tuulemurrud ka nii-öelda likvideerida? Kindlasti ta on oluline ja tegelikult oleme ausad, siis kui tuul on ikkagi räsinud, siis on tekitatud sellised siilud sisse ja tegelikult ka need kõrval olevad puud, mis tänaval püsti on, et kindlasti tuleks vaadata, et seal ei toimuks nagu lisa nagu mingit väikeste tuultega jälle uuesti mingit tuulemurdu. Soovitan kasutada ikkagi teostada need tuulemurrud korda, ehk siis seda, et kas või küttepuuks ja loomulikult on ka mets korras ja ta on ka mingi väärtus saavutatud. Kui te jätate selle metsa vedelema, siis tegelikult ta mädaneb seal lihtsalt ära. Eelkõige mõtleme ikkagi selle peale, et metsast ikkagi tulu saada ja ma arvan, et küttepuu on tulu. Reporter Kristi Sarab, kes metsas uurimas, kuidas elavad Põlvamaa metsaomanikud tuulisel sügisel. Nii, minu ees on metsaomanik. Viktor Vunukainen. Palju teil metsa on? Kokku või? 25 hektarit. Ja kui tihe metsas käia te nagu igapäevaselt olete? No üle päeva. Ja kuidas sügisel nende tormitultega on ise metsaomanik olles, et kas tuul on sõber või pigem mitte? Ta ikka kohati on võtnud. Ja mis need kõige suuremad sellised kahjustused on olnud? Muu metsas ei ole, nad olid seal Saverna kandis ja seal ei ole metsa. Kes üles töötad, harvesteri firmad, need ju teevad seal Saverna kandis, aitavad praegu. Aga kui endal on, käite omas metsas, vaatate, puu on langenud, tuule tõttu või mille tõttu, teete käsitsi? Ühe puu pärast ei tasu metsa sõita. Et kui siis pigem rohkem, jah? No ikka jah, see läheb ju kulukaks. Või tähendab, kui kätte saab, siis saab tsiibiga ära tuua. Kui on sellised suuremad tormid, mis te siis teete, kui mingi elektriliini peale kukub? No sinna ise oma pead ei tohi juurde minna ikka vist. Siis on abi helistada elektrisse või kuidas siin see? 112. Kui puu kukub tee peale ja on käidav tee, mis siis on see 123, mida tegema peab? 112. Saag ei ole ju alati kaasas. Kui palju siin Põlvamaal metsamehi on? Ma ei tea, nooremad mehed ikka vast on, aga ma ei tea, meie seltsis peaks varsti 1000 liiget ära olema. Saade Märklaud tänaseks lõpetab. Homme sihime juba uusi teemasid. Märklava kordust saab kuulata juba täna õhtul pärast 5 uudiseid. Mina olen Laura Kalam. Kuulmiseni. Märklaud. Otse 10.